Novembri esimesel poolel jätkus kuldse sügise soojus. Kuu teisel poolel toimus aga sügise ja talve võitlus ülemvõimu eest. Lõpuks jäi võitjaks sügis. November oli pikaajalisest keskmisest soojem. Päikesepaistet ja sademeid jagus normist vähem. Kuu teisel poolel esinenud lumesajud katsid mitmel pool maapinna lumevaibaga. Eesti keskmine õhutemperatuur oli 4,3 kraadi, mis on 2,2 kraadi normist kõrgem. Alates 1922. aastast on november veel soojem olnud 9 aastal. Sama soe oli november ka 1928. aastal. Kuu esimene kolmandik kujunes eriliselt soojaks. Eesti keskmine õhutemperatuur oli 8,6 kraadi, mis on 5 kraadi normist kõrgem. Novembri esimene kolmandik ei ole varem nii soe veel olnud. Maksimaalseks õhutemperatuuriks registreeriti 5. novembril Kundas 12,4 kraadi. Õhutemperatuuri miinimum -12,4 kraadi mõõdeti 19. novembril Väike-Maarjas ja 27. novembril Jõhvis. Kuigi novembris olid sademeteta üksikud päevad, siis enamikus kohtades oli sademeid normist vähem. Eesti keskmine sajuhulk oli 59 mm ehk 96% normist. Kõige enam oli sademeid Ristnas 128 mm, mis on 179% normist. Kõige kuivem oli Tõraveres, kus sademeid oli 33 mm ehk 60% normist. Novembris oli ka üks äikesepäev. Kui kuu esimene pool oli peamiselt pilves ja sompus, siis kuu teisel poolel paistis päikest rohkem. Eesti keskmisena paistis päikest 29 tundi, mis on 91% normist. Peipsi, Tammula ja Võrtsjärve kuu keskmine veetase oli pikaajalisest keskmisest kõrgem. Kuu keskmisena oli seiretavate jõgede äravool pikaajalisest keskmisest veidi suurem. Keskmisest rohkem jõudis voolata vett Soome lahe vesikonna jõgedes, kus äravool oli 40% tavapärasest suurem. Jõgede veetemperatuurid ületasid pikaajalist keskmist valdavalt 2 kraadi ulatuses.